Kindel mees saade 23. Seekord külas Alar Ojastu. Alar on see mees, keda ei pea väga tutvustama. Pigem küsiksin Alar käest ise, et tere tulemast esiteks saatesse ja aitäh, et selle võimaluse ja aja leidsid tulla. Mul on hea meel, et lõpuks aga seda teeme ka. Ja, kuidas ise ennast täna üldse nimetaksid, kes sa oled? Kindlasti sul on, me teame, kes sa oled, eks, aga kuidas ise ennast nimetaksid? Head küsis, ma ütlen sulle, vaata, professionaalselt ma olen justkui juhtide ja meeskondade koolitaja. See on see, mis ma olen tööalaselt olnud. Kui ma vaatan puhta ja kui ma vaatan nagu rohkem, kuidas mu aeg on olnud kasutatud 10 aastat nagu uurijana, et üks on see, mida ma õpetan, aga ja see on huvitav ka, mida ma praegu õpetan ettevõtetes. Suurem osa ma õppisin tegelikkuses 20. ja 30. eluaastate vahel. See, mida ma hakkan järgmises eluetapis õpetama, ehk nüüd, mida ma vaikselt oma koolitustele sisse töön, seda ma olen siis õppinud, ma olen 40 täna, ehk 30. ja 40. vahel ja mul on tunne, et kui paljud inimesed nagu on keskendunud nagu õnnele teemale, siis minu elu on kuidagi hästi tugevalt olnud õnnetuse teemi ja uurija, et ma nagu unhappinessi võtnud fookusesse ja see mitte meelega, vaid kuidagi 30. olid minu jaoks nii sisemiselt rasked aastad, et ma olin lihtsalt konstantselt õnnetu oma sees erinevatel põhjustel. Ennekõike seepärast, et seda õnnetuse tunnet justkui tuli sisemusest välja. Välised sündmused nii väga seda ei mõjutanudki. Aga et täna on, see on olnud minu töö, ma ei saa öelda tööalane fookus, aga see on nagu elu poolt sunnitud fookus. Aga kui sa küsid, kuidas ma ennast nimetaksin, siis ma ikkagi vaatan vahel mul sõbrad või sõbrannad küsivad, et mis sa täna tegid. Ja siis ma vahel mul on pikalt nagu olnud nagu isegi piinlik rääkida, et mida ma tegin, sellepärast, et mul on tunne, et mu nagu päevad lihtsalt kulgevad sükses enesega veedetud tundides, et ma hommikuti tõusen üles, siis ma kirjutan, siis ma 1,5 tundi mediteerin, siis ma tihti tantsin, siis ma kuni 12 proovin nagu võtta endale aja ja nagu mõtestada, võib-olla käin jalutamas, siis mingi aeg teen mingi tööga seotud asju, aga siis on kuskil teraapias, iseendale tehtavas teraapias, siis uurin mingit teraapiasuundi, ehk mul tundub kogu mu elustiil ja mu elu ongi sihuke pidev elama õppimine ja endaga parema suhte loomine, et siis vahel tundub, et kui niisuguses mingi osamus nagu endiselt tahaks ennast defineerida läbi edu ja saavutuste, ja siis selles nagu spektris ma sinna liiga palju ressurssi ei suuna. Justkui see ei juhtu nagu loomulikult. Aga ma kuidagi suundun, ma proovin mõelda. Ma ei oskagi sulle seda öelda. See on minu jaoks endiselt lahti defineerimata asi, et mis ma siis olen või niimoodi. Mul ei ole head vastust. See on väga huvitav. Sa mainisid ka, et mingi aeg oli raske. Kuidas sa näed, kuhu sa täna oled jõudnud üldse? Sest ma tegelikult tean, et sa oled hästi pühendunud. Ja sa teed asju nagu väga nagu täitsa lahti võtad kõik asjad. Ja kõrvalt vaadates sageli tunnedki, et see võib tohutu koormus olla, samas ta mõttes nagu inspireerib. Et sa oskad nagu detaile lahti võtta. Ja eks see elu teekond ongi see, et vaadata, kes ma siis olen. Või seda minu inimolemus ja see silm, kes seda vaatab inimolemust. Kuidas sa näed täna, kuhu sa jõudnud oled üldse oma teekonnal? Ma vastan selle ja siis ma mõtlen, et mul tuli eelmisele küsimusele veel mingi mõttelõng juurde, mis ma eile avastasin enda kohta. Mul käis üks uus sõber külas ja Henry Lind päris põnevalt tandnud siukse brändi nagu seente vägi taga ja hästi tublilt lühikese ajaga teinud nagu suuri samme ja põneb ka Instagrami profiile. Henriga rääkisime ja siis minu jaoks oli nagu huvitav hetke, et samamoodi see, mis sa mult küsid, mis sa siis teed, kuidas sa ennast defineerid ja see minu enda sisemine väljakutse selle teema ümber, et kuidas ennast defineerida, siis ma käisin eile juuksuris ja siis mul juuksur teeb iga kord massaaži, peamassaaži ja mäletan 2 nädalat tagasi ma olin juuksuris ja korraga ta siis teeb seda massaaži. Mulle hullult meeldib, üldse peamassaaž on üks mu lemmikasju, aga ma märkasin, kuna see oli nii meeldiv, siis mul tuli pinge ja selle pinge sisu oli see, et ma ei tundnud mugavalt seda massaaži vastu võtta, siis tekkis siuke nagu, et kas võib nautida massaaži võõra inimese poolt nagu avalikus ruumis, kus teiste inimeste päid pestakse sinu kõrval, et ma avastasin, minul on mingi piir naudingu vastuvõtmisel, millest ma ei olnud üldse teadlik ja see tegi mul juba kurvaks, seepärast, et see oli umbes niisugune, aga
nagunii elus on üsna palju väljakutseid, kui vahepeal on midagi head, võiks selle nagu täiega vastu suuta võtta. Ja siis nüüd eile ma läksin uuesti juuksurisse, ehk siis 2 nädalat tagasi oli see, mis ma avastasin seal juuksuris, et ma ei suuda võtta naudingut vastu, ma käin nagu iga 2 nädala tagant. Ja korraga avastasin, vau, et ma täiega nautisin seda. Ja siis mulle tuli nagu nii suur rõõm, et ma avastasin, õppisin enda kohta midagi, et mu mõistus võib mõelda mulle välja igast ülesanded, Alar, et sa võiksid tööalaselt saavutada seda 3, aga need on kõik välja mõeldud ülesanded. Aga siis mulle tundub, et ma toimin niimoodi, et ma toimin läbi päris asjade, et ma nagu päriselt reaalelus avastan, et siin on takistus, ma ei suuda naudingut vastu võtta. Ja siis ükskõik, mis mul muidu oli nagu eesmärk, mille poole ma suundusin, arvasin, see on tähtis, mingi välja mõeldud asi, siis see läheb kuidagi tahaplaanile ja kogu mu taju hakkab mu reaalsust looma selliselt, kohtumisi leppima, inimestega kohtuma, minema kohtadesse, kus hakkavad juhtuma siis tegevused ja sündmused, mis panevad mind silmitsi näiteks võimetusega naudingut vastu võtta. Ja siis on nii äge, et selle 2 nädalaga need sündmused, mis siis juhtusid minu elus, ennekõike erinevate kohtumistega, väga põnevate naisenergiatega, olid siis lahendanud selle naudingu mitte vastuvõtmise teema minu jaoks nagu iseenesest ära. Ja see on see, kuidas mulle tundub, ma nagu toimin, et just, et millega sa, Alar, tegeled. Mulle tundub, ma tegelen enda jaoks päris elu väljakutsete selle pideva nagu lahendamisega, mis on päriselt nina all ja sinna nagu tähelepanu suunamisega. Mulle tundub seda oluline jagada, nagu, sest ma näen, et lihtsalt nii ma vist toimin ja sealt ma saan ka kõige ehedamad õppetunnid, et need nagu päris kogemused ja kuidagi, kui ma aastaid nagu keskendusin sellele, et lugeda läbi, õppida läbi raamatute, siis mingi hetk mul sai see isu jubedalt otsa neist raamatutest väga seda tarkust ammutades. Ma nägin, et päris elu väljakutsed on kuidagi vajavad midagi muud kui jutt ja tarkus. See on oma koht. Ja kiire vahepõige saatesse, et tahame lihtsalt tänada kõiki, kes on vahepeal seda saadet jälginud, vaadanud, jaganud Kindel Mees podcasti YouTube'is, subscribe inud, et tee seda kindlasti. Ja eelkõige tahan tänada meie saate toetajat Ecosit, ecos.ee, et mine sinna lehele, vaata neid vägevaid toidulisandeid, tooted, mis aitavad sul elus palju kergemasse kohta jõuda. Aitäh teile kõigile, läheme väekalt edasi. Aga see kogemus on hästi oluline ja kui sa siis küsid, et kuhu ma täna jõudnud olen, jälle millises sfääris, aga kuna see on ennekõike meie teame läbi isiksuse arengu, eks ju, nende konverentside, kus ma olen esinenud teadliku mehe asjad, mida sa Tiiduga tegid, kunagi 2018-19 ma oli see keskajakriisi esinemine ja ikkagi oluliselt parem on, nagu ma olen, nagu mis on muutunud, on see, et too aeg mul oli nii palju valu enda sees ja ma olin nagu selle valu lõksus selles osas, et ma ei saanud sellest, ma võitlesin enda sees, ma ei saanud välja sellest, kuigi mul olid tööriistad, mis ütlesid, et koge seda lihtsalt ja ole sellega. Aga see lihtsalt väsitas ära, sest see tundus nagu nii ebaõiglaselt lõputu, et ärkad hommikul üles, keha on pinges, terve päev on pinges, lähed magama, ei jää magamast, keha on nagu nii suures šokis, öösel ärkad üles, šokis ja nii läheb nagu kuust kuusse ja juba aastaid sellel hetkel. Aga täna on toimunud nagu mingi sükene muutus, et kuigi veel aeg-ajalt ja käivad süksed kurbuse ja masenduse ja ebakindluse ja hirmulained, aga nii palju rohkem on tekkinud oma kehasse turvalisust, sükest head, rahulikku, mingit sükest hoidvat kvaliteeti, et sellega on nagu kergem toime tulla. Ja läbi selle, et keha on rohkem rahunenud, on mõistus muutunud selgemaks, et ma suudan rohkem mõelda ja rohkem ette võtta. Et kas või väikestes asjades, et kui mul see nagu närvisüsteem oli nii viimse vintini keeratud, siis iga nagu oletame, et nagu kogemata ma oleks köögis ja see klaas läheb ümber, vesi läheb see laua peale. See ärritas mind nii tohutult, sest ma olin juba nii nagu pingul ja siis veel nagu kurat, millega peab veel tegelema. Et siis märkan, et neid ärrituvused on jäänud vähemaks ja et tõesti on tulnud, nimetan seda ressurssi juurde. Oma teemonid on ikka siin alles mingisugused küsimused kas või samamoodi, et mis on siis see tööalane fookus ja usaldada seda, et mingid asjad võtavadki aega ja et
tahtejõuga saab teha teatud piirini, aga inspiratsioon ja tahtejõud tihti ei käi minu kogemuses kokku, et inspiratsiooniks on mingit oma aega ja ruumi ja hetke vaja, mingeid tingimusi vähemalt mul, et ühesõnaga, sihuke ümmargune vastus, aga sa liiga spetsiifiliselt küsid ka. Seda on hea kuulda tegelikult, et sa oled palju paremasse kohta jõudnud. Seda on tunda ka muideks. Sa oled rääkinud päris palju tegelikult oma elus just sellistest depressioonist ja kannatustest. Ma olen alati öelnud, et sellised tugevad hinged võtavad sellised kogemuse, et sa oled. Et ükskõik, mis sa lihtsalt lähed läbi ja muudad, eks. Ma lihtsalt tahan nagu korraks küsida, kas sa näed, kus kohast need tulnud on ikkagi? Kas on sinuga seotud või on see ikkagi mingi kollektiivsete uskumustega või oled sa nagu lõpuks läbi näinud või? Sest väga palju mõjutab ka kollektiivne selline müra, mida me siis tundlikena kogeme ju mingil põhjusel ise läbi, eks. Kus kohast tekib selline tugev depressioon, kannatus või selline tohutu ebamugavus, pinge su sisse? Et võib-olla siis ka saate külalistele või vaatajatele natukene avardada seda maailma. Ja kuidas sa oled ikka mõned sammud sealt nagu välja teinud, et paari sõnaga äkki sa räägid sellest. Siis ma tean, et täna väga paljudel inimestel on sama asi. Ma alustan nagu kõige viimasest kogemusest. Sa ütlesid, et tundlik inimene. Jah, ma arvan, et see tundlikkus, mingid geneetilised uuringud näitavad, et reaalselt on vist tundlikkus on ka mingil määral päritav, et näiteks kõikides imetajate liikides on osad, näiteks mõjutab kas või koerad. Osad koerad on närvil, auguvad rohkem, teised ei augu, väga kindlad, konkreetsed, osad auguvad, samamoodi uuringud näitavad, on nagu hobused, kes lähevad hästi ärevaks, kui keegi metsa äärel riigub, et need on nagu olnud justkui ütleme, nagu loomade kollektiivides need närvilisemad, neurootilisemad on justkui andnud märku ülejäänutele, kes on rohkem rahulikumad nagu potentsiaalsest ohust, ehk nagu keegi on võtnud selle enda peale selle osa. Aga samas nagu mis seda põhjustab omakorda on, et see ei ole päris kindel, et kas ta on ikkagi geneetiline ainult või on need väga varajased lapsepõlve traumad, et näiteks ma olen kahel korral näinud ayahuasca tseremoonial seda, kuidas ma olen oma ema üsas ja ema üsas tunnen ema emotsioone ja hiljem oli huvitav, kui ma emale kirjeldasin, mida ma tundsin ja mida ma justkui tajusin tema maailmas toimuvas sellel ajal, kui ta oli rase, siis ta ütles, et need asjad toimusidki seal ümber. Ehk see oli minu jaoks hästi oluline üks hetk, sest ma mingi hetk kuskil 2 aastat tagasi, ma ei saanud aru, kus mul tuleb alakõhus, niisugune lõputu, ta oli kas südamepiirkonnas või alakõhus, niisugune lõputu, võiks öelda nagu närvivalu, hästi nagu tohutu valu ja siis tõesti aastaid selle valuga hoidnud fookus sellel, tervendanud igat pidi ikka ja siis, kui ma olin korraga selle ema üsas, ma sain, wow, see on ema valu. Et mingid asjad tulevad juba nii varakult on ja siis sa tuledki sealt üsast välja ja siis sünnid ka mingisse keskkonda on ju. Ja ma ei mäleta sellest 3 eluaastast, mina ei mäleta küll teadlikult väga peaaegu mitte midagi, aga jällegi olles nüüd käinud isaga täiskasvanud nagu lapse ja isa teraapias 3 päevasel süksel nagu teraapia sessioonil. Isa rääkis, kui hull see aeg oli neil näiteks emaga, ma ei süüdista neid, neil oligi raske, need noored inimesed, eks ju, elu polnud tööriistuga kogemusi, kuidas toime tulla selle keerukusega. Aga siis mõtledki, et sa oled see väike nagu svamm, kes vajab nagu ainult turvalisust ja su ümber on nagu suur hulk ebaturvalisust, et kuidagi su närvisüsteem peab sellega ju siis sellisel hetkel kohanema ja see juba teeb siis suu mingil määral, ma räägin suu vormist endast, aga suu kasutan suu nagu ärevamaks, et see väike organism peab kogu aeg olema selle asemel, et lihtsalt keskenduda oma vajadustele, peab olema väljapoole tähelepanuga suunatud, et kas see, kes on tema peamine näiteks üks peamiseid või mitmed hoolitsejad, kas need on praegu turvalised või ei ole, eks ju, ja siis ennast kohandama niimoodi, et seda turvalisust oleks rohkem. Ja siis ma märkangi, et mis see minuga on teinud, on see, et selle pluss ja miinused on sellega 2 asja koos. Mul on tihti niimoodi, et näiteks ma käisin hiljuti esinemas ühe kooli õpetajatele. Seal oli niisugune 100 õpetajat ja see oli tõesti väga hea esinemine. Ma nagu kindel, et oli hinne 5 igal juhul. Ja ma tulin sealt ära omale väga tüüpilise tundega, mida ma tihti tunnen peale koolitusi, veel suurem kurbus, veel suurem nagu häiritus kui muidu. Ja ma sain 2 päeva siis mõtestada, mis värk on.
ja siis ma tajusin niisugust asja, et kui ma esinen laval, mus on mingisugune seesama ilmselt siis väga varajasest lapsepõlvest see osa, mis skaneerib teiste inimeste tundeid, et oleks turvaline. Ma märkan, et ma üleüldiselt olen väga haavatav teiste inimeste negatiivsusele ja halvale, ütleme kurjale ilmele või nagu kehakeelele, mis on niisugune mitte kõige turvalisemat sõnumit välja saata, ma märkan seda väga kiiresti ja reageerin sellele. Varasemalt ka sooviga siis olla niisugune nice ja seda siis muuta, et sellega ma nagu paremini, et ma nüüd teisi tahan nii väga jälle muuta, aga seal laval olles ma märkan, mis juhtub, et seesama süsteem, kui saalis on 100 inimest, ta näeb ülikiiresti ära kõikide nende 100 inimese näod ja väga tihti need 100 inimest tulevad totaalse huvita nagu koostööks, nad tulevad lihtsalt sinna passiivselt, hakka mind nüüd siis nagu meele lahutama. Ja kui saaks, nagu ma mõtleme, et me saaks inimesega niimoodi nagu kodus kokku, siis keegi ei ole teise inimesega nii nagu hakka mind nüüd meele lahutama, et nagu puhtugi inimlikul tasandil see on veider, aga mina olen seal, et anda ja siis teised on niimoodi tõesta ennast. Ja nüüd ma julgen seda ka tagasi peegeldada ja seal kusjuures ütlesin, kuna ma vaatan teid muidugi hirm nagu te nükeste nägudega kõik, aga siis muutsid oma nägu, aga siis nad tulid nagu, said aru, et võtke ka ennast kokku, et me teeme seda koolitust ju koos. Aga mis ma siis avastasin oli see, et kui ma olin nendega 4 tundi ja ma räägin ju midagi, aga minu eesmärk on mitte ainult rääkida selle oma jutt ära, minu eesmärk on nendele inimestele oleks reaalselt kasu, et nende 100 inimese, kellega ma jõua üks-ühele tuttavaks saada, et nende elus läheks mingiks perioodiks kergemaks, et selle kerguse tõttu saaks tulla neile mingeid uusi võimalusi. Ja seega ma märkan, et mu närvisüsteem kaardistab pidevalt seda inimeste tuju ja nagu emotsioone seal ruumis, et võtta seda infot enda sisse, et ma olin, et aru saada, kus need inimesed oma elus praegu on. Et nad on osad minust 20 aastat vanemad, paljudel on unistused olnud, mis on ebaõnnestunud, tervis halb, lähisuhted murdunud, nagu lootust enam ei ole. Sügi info jooksub mu kehasse, mul on seda infot vaja, et ma saaks oma sõnu seada ja nagu neile rääkida, mitte nagu nendest üle, vaid et neile jõuaks see sõnum kohale. Ja siis mul ongi tunne, et see nagu haaran kogu selle ruumi valu ja kannatuse klõks enda sisse, et sellest siis nagu seedida mingi info välja, aga ta jääb minusse, ma ei ole praegu õppinud seda piiri vahele tõmbama. See on nüüd tundvad, see on nagu päris teema, nagu ma enam ütlesin, päris teema, et kui keegi mul oskaks seda õpetada, mul oleks hea meel, sest ma olen proovinud neid, pane endal mingi kuppel ümber ja kaitse, aga see ei ole hea, sest siis ma jälle ei saa neile, kui ma mingi kaitse vahele tõmban, siis ma ei saa seda infot kätte neilt, et mingit muud asja on vaja, aga lõpuks see depressioon ja asjad, mis sa küsisid, et enamik ikkagi, sa küsisid ka, kas on kollektiivne, vaat see viimane vastus oli, et see võib olla osaliselt kollektiivne, nagu see ruumist vaata, mis ma võtan üles. Aga mul on ikkagi kuid, kus ma ei ole näiteks aastas, kus ma ei koolita, kus ma reisin või nii edasi ja mul on endiselt need keerulised tunded olnud ju taustal, et minu jaoks ikkagi need ei ole minu jaoks nagu võõrad, et kui mida rohkem ma mediteerin ja olen, siis iga nendest ebamugavatest tunnetest, kui ma siis küsin endalt, kas ma tean seda mingist varasemast perioodist oma elus, siis nad kõik viivad minul ikkagi esimese, ütleme, 25 eluaasta sündmustesse ja tunnetesse, eriti niisugused teismeea tunded ja sellest natuke noorema ea tunded, et need on siis ikkagi minu kogemusest tunded, mida oli see eluhetk liiga palju, et nendega üksi toime tulla ja siis alateadvus, et nagu suuta hakkama saada koolis ja kus iganes, see lihtsalt nagu blokkis nad ära, pani kõrvale ja nüüd on nagu lihtsalt arendatud tundlikkus nii suureks, et nad on kogu aeg nagu esiplaanil. Ja. Mis sul täna kõige rohkem sellist valu ja raskust tekitab? Mis on see, mis mõnikord tunned, et tuleb kuskilt mingi tohutu nagu raskus peale? Kas on seotud tööga või see on ikkagi pigem iseendaga koos olles mingisugune teema? Või mis sind ärritab üldse kõige rohkem? Mul võivad olla nad nagu, ma ei tea, ma võin sattuda näiteks hästi kergesti muutuda ärevaks, kui mingi tervise tagasilöök, et vaata natuke vist ennem seda, kui me siin alustasime, rääkisime, töötan ühe Lõuna-Aafrika funktsionaalmeditsiini arstiga. Mul oli 2017 aastal borrelioos ja see lükkas mu immuunsüsteemi ja nagu sealt järjest nagu asjad nagu offline ja me taastame seda praegu ja siis ma iga päev mõõdan näiteks, pean mõõtma vereglükoosi hommikuti. Ja siis 3 päeva järjest mul on olnud
nagu normist oluliselt kõrgem suhkur ja siis süke hetk ajab kohe paanikasse, kas mul on nüüd diabeet nagu, et siis sellistel hetkedel märkan, kese läheb paigast ära, just mis puudutab nagu tervist, et sest see tundub nagu, et vau, et see on nagu asi, millest ma ei tea midagi ja ma ei oska seda kontrollida, see võib tekitada niisuguse tugevama emotsiooni. Mõtlen tööalaselt on rahu järjest rohkem, võib-olla mingi aeg olid vanematega suhted, aga tajun ka, et siin on tekkinud nagu selge süke, seal seetõttu oli keeruline, et ma lasin mingitest oma piiridest üle sõita, ei suutnud nagu öelda, et stopp, mulle nii ei sobi. Et see on tekkinud vahele, see on loonud mingi jõu, sealt enam ei leki seda. Aga endiselt on asju, millega töötada. Võib-olla süke ongi nagu kuna veel kord, ma näen enda ümber mehi, kes tegutsevad täiesti teistmoodi kui mina, mis tähendab seda, et neil on eesmärk ja siis nad liiguvad süsteemselt oma eesmärgi suunas. Ja see tekitab mus vahel nagu kuidagi eneses kahtlust, et ma ei toimi niimoodi, et mul üliharva on, et ma püsin tahte, sest kõik eluetapid, kui ma niimoodi töötanud, on see toonud ebaõnnestumise või siis totaalse läbipõlemise või ebaõnne. Iga kord, kui mul on asjad õnnestunud, siis see on toiminud täiesti teistmoodi, et ma olen kuidagi lihtsalt vaimustunud millestki, läinud mingi tunde järgi ja siis asjad ise õnnestuvad. Et kuidagi mul ei ole kahjuks neid eeskujusi, kes näitaks, kes aitaks mul nagu rahuneda ja lõdvestada sinna, et see tunde järgi elamine ongi nagu jumala adekvaatne nagu tegevus. Et seda võib usaldada. Et see on veel selline nagu kummitus, kellega ma iganädalases teraapias kohtun enda sees, et kuidas rahustada seda, kes arvab, et on ainult üks viis eesmärkide saavutamiseks. Aga mis mind ärritab? Ma ärritun aga ma saan sellega hakkama. Ma üsna hästi, aga ma ärritun peaaegu iga päev liikluses. Just, ma sinna tahtsingi jõuda. Sa kunagi jagasid üliägedat seda, kui sa käisid koolitusel, mäletad, ja siis rahu ja siis sõitsid pärast ise koju, vaata, keegi sinu ees oli siis see klient, siis andsi signaali kaoistada umbes. Siis ta helistas sulle, et kuule, Alar, kas sa oled see sama Alar ikka, kes just rääkis, et rahust ja õnnelik? See on hästi huvitav koht, kus see liiklus võib nagu täiesti nagu pöördesse ajada, eks. Aga ma olen ka sellega rahu teinud just tänu sellele, et mind on nii palju kaua huvitanud valgustumise temaatika erinevatel põhjustel. Ja siis sellest võiksime täna rääkida natuke. Eelmisel suvel ma lugesin sellist raamatut nagu The Finders, vaatan niisugused inimesed, kes otsivad justkui midagi paremat, nimetatakse seekeriteks, eks ju, ja ma olen seal ilmselt ka üks nendest seekeritest, aga et siis ongi raamat The Finders, need, kes on nagu leidnud. Ja see on üks Stanfordi ülikooli uuring, mis on kestnud 2005 aastast ja nad on vaadanud üle 1200 valgustunud inimesi. Ja nüüd on üllatavalt palju maailmas, sest ainult osad neist on niisugused Eckhart Tolle, kes lähevad lavale teiste, et teised lihtsalt jätkavad oma nagu mingid teevad aias tööd või töötavad mingi ettevõtte tegevjuhina, nad teevad mingid oma valdkonnast, kõik ei ole ju koolitada oma natuurilt ka peale valgustumist. Ja seal oli päris pull, et nad nagu vaatasid just, et ka kuidas nemad tulevad toime kogu selle Stanfordi ülikooli point on neid uurida just, et kuidas nende elu päriselt siis on, kuidas nende abielud on, kuidas nende rahaga toime tulek on, kuidas on nagu seksuaalelu, kuidas need päriselt välja näeb see valgustumise järgne elu. Ja sealt oli minu jaoks hästi kergendav lugeda, väga paljud neist ärrituvad liikluses. Et on mingid asjad, mis jäävad ka peale seda, kui sa oled üldiselt täis sennis ja kogu aeg sellises rahus ja kõik on üks tundes, aga mingi liikluses olevad olukorrad pidid olema suht viimase hetkeni, mis käivad veel kaasas. Teine asi, mis käib viimase hetkeni inimestega kaasas, nagu üks viimaseid keerukaid negatiivseid emotsioone on teiste inimeste nagu soov mitte olla teiste inimeste poolt nagu negatiivselt hinnatud või halvustatud, et väga sügav, ilmselt see on mingi evolutsioonile imetajatele oluline vajadus olla kollektiivi poolt nagu vastu võetud ja mitte välja heidetud, et see nagu rahustab, et nagu vaata, et mul on täiega nagu soov inimestele poolt olla aktsepteeritud, et saada aru, et see ei ole mingisugune tohutu defekt, vaid see nagu inimeseks olemise nii loomulik osa ja lihtsalt ongi, kuidas seal autorollis siis sellega toime tulla, see ongi põhiküsimus, et elamissignaali ma ei lase. Tegelikult ilmselt seal kindlalt võib olla mingi hetk, seal võib mingi koht olla, kus ma võin... Mida sa teed siis? Ropendad või?
kui see nagu keegi on liiga aeglane või? mida päriselt Alar teeb siis seal roolis? Sõltub vaata Alari seisundist, et kui ta on, sõltub kui halvast tujust ta on ennem seda, on ju. Et oletame, et nagu suhteliselt heas kohas, nagu praegu, ma enam-vähem on heas kohas. Kui keegi ikkagi tundub mulle nagu põhjendamatult näiteks õivab teist rida niimoodi ja sa ei saa nagu, et mu see kindlasti tekib nagu, ma märkan ilmselt, mul tekib kõige pinge siia nagu hingamine muutub hästi kiireks, on ju, käed muutuvad nagu lähevad pingesse ja nagu jalg hakkab seal gaasipedaali niimoodi nagu võbelema ja natuke sõidad sellele autole lähemale, et kuidagi nagu anda märku, et tee midagi. Ja siis ongi nüüd küsimus selle, et millal ma avastan, et ma sellel autopiloodil olen, on ju. Ja vahel ma nagu näen ju seda selgelt kõrvalt, et ma olen praegu sellel autopiloodil, aga siis mulle ikkagi tuleb ka niisugune ma proovin endale tuua mõttesse, et seal võib olla mingi ema lapsega. Tavaliselt seal ongi, ma olen tähelepanu mingi vanem inimene või keegi, kes on ilmselt on nagu täiesti segaduses, mida seal teeb. Ja kui mul on nagu võimalik teda mitte seal signaalitada, sest midagi hullu ei juhtu minu endaga, siis ma tulen toime selleks, ma lihtsalt ootan selle hetki, kus tast mööda sõita. Aga kui mul tegelikult on kiire, siis ma ikkagi vilgutan talle tulesi ja kui on vaja, siis ma lasen ka signaali, et kuule päriselt nagu ära võtta teist rida nagu. Ja ma arvan, et see on tegevus, seepärast, et inimesed vahel unustavad ära, kus nad sõidavad. Ja see võib ka olla kuskil maatunud inimene, linna ja Tallinn ongi keeruline ja nii edasi, aga mis see ropend on? No jah, võib olla, nagu mulle meeldib üldiselt ropendada, aga no jah. Mulle väga meeldis sinu esinemine jagamine eelmisel aastal suvel, kui sa Enesearengu festival ja sa rääkisidki sellest õnnelikkusest ja seal oli vist 3 või 4 erinevat tasandit. Ja see viimane tasand oli siis selline, kus sa kaovad ära kõik tunded, emotsioonid. Täitsa ulme. Sa ei kogegi tunded, emotsioone oma lapse suhtes, oma armastad inimeste suhtes. Äkki sa räägid, mind hakkas päris huvitama, et kuidas sa siis eksisteerid? Aga vaata, mina ei ole kogenud seda, eks ju. Et seega ma mõtlen, kui see nagu see uuring, mis ta seal räägib. Ma ei tea, vaata, Raivo, mis psühhedeelseid aineid sa teinud oled, ma olen ise ikka enamikke proovinud, aga et seal ma olen kogenud mingeid selliseid kohti, kus sa ühendud natuke sellest reaalsusest lahti ja näed kõike üli nagu lihtsalt nagu kõik on nagu info, mingid värvid liiguvad, selles suhtes kõik on nagu, enam ei ole, midagi ei ole nagu paika pandud, see on Raivo ja ta on nagu, mina tean, kes ta on ja mul on meile mingi ühine minevik või nagu kõik tuleb nii olevikku ja kaab see, seda on raske edasi anda ja ma arvan, et ta on ka natuke ebapraktiline, sest see on nagu ülivähesed inimesed kogevad seda. Mul on lihtsalt endale huvi, kas see on see, mida Ingvar Villitoo õpetused nagu suunavad, et nagu sinna suunda, sest ma olen nagu aru saanud, aga ma ei taha kuidagi liiga teha selle õpetusele, aga et kuidagi sealt olen ka kuulnud, et nagu kõik emotsioonid on nagu ebavajalikud, aga see on, mulle meeldivad need seisundid, kus on positiivsed emotsioonid, et ma ei taha neist küll nagu lahti saada. Mind on hästi inspireerinud sinu puhul selline autentsuse ehedus. Ja samas ma mõnikord nagu küsin endalt, et kas see on päris Alar või ta ikkagi mängib seda. Et ma ei ole suga vaata ju niimoodi suga 8 koos olnud või kodus käinud sulle. Et kas see, keda sa esindad, on autentne või kas see on mingi roll, et mängida autentsust? Et see on huvitav koht, et kas sa oled kodus samasugune või sa oled kodus teistsugune? Kas sa oled enda puhul märkad seda, et see ongi minu ehedus? Sest kui ma siin kuulan, siis see on nagu tohutult inspireeriv just sinu ehedus ja julgus enda seest mingid sellised asju nähtavaks tuua, mida tavainimene ei julge isegi mõelda selle peale. Ja sul on see võime kuidagi, tohutult äge võime. Aga mis sa pead silmas, mis on autentsus sinu jaoks? Mis on? No just see, et ma nagu ei kanna seda maski, et ma olen või selline, et lähen nurga taha tegelikult, nagu sa kunagi ütlesid ühe teatud õpetaja kohta, et ma õpetan mingit õpetust, lähen nurga taga ja teen suitsu või joon alkoholi, kui räägin tervisest hoopis. Ja siin tuli see võib-olla see sama näide ka see, et kui sa oled ka kollektiivselt täna õpetad ka meeskondasid, kuidas paremini toimida ja üldse teenindusvaldkonnas, eks, kuidas olla nagu sõbralikum, siis samas sa lähed liiklusse, sa võid kuradi oma pikalt saata selleks, et siin nagu see mängib kogu aeg. Võib-olla lihtsalt ka siin ehedalt võib-olla jagada, et kas sa ise näed seda mõnikord, et see autentsus nagu mängib siin vahepeal?
ma arvan lõpuks, vaata, siin on ka kaks erinevat tasandit, et üks on ausus, mis on nagu, kas sa jagad mingeid asju ausalt, siis teine on see, et autentsus, et kas sa näiteks tood ka, oled nagu kooskõlas oma emotsioonidega, et ma olen praegu pahane ja siis lubad endal olla pahane. Mul sõltub see kindlasti nagu turvalisuse hulgast, et mis parasjagu on mul endast kättesaadav ja nagu kui hästi ma tunnen teiste inimestega või kui mul on keegi toetav inimene ruumis, et mida rohkem seda turvalisust, seda rohkem nagu tuleb ka nagu läbi, et selles suhtes, et ma mõtlen, et ma praegu tunnen ennast niimoodi, et ma tean, et siin on gramm kangemat alarit, on ju, aga see ei tähenda, et see, mis siin praegu on, ei ole autentne, see on selle piirini, mis praegu on kättesaadav autentne. Mul on huvitav on nagu lihtsalt jälgida tagasisidet, võib-olla just nagu, kuna ma olen hetkel ma olin 9-aastases lähisuhtes ja nüüd nagu saanud olla umbes aasta aega vallaline ja mõnda aega tahaksin kindlasti veel seda nagu vabadust kogeda, siis ka erinevad naisterahvad, kes mu teele satuvad, neil on ju minust mingi kuvand läbi mu töö või läbi, ma ei tea, podcast'ida. Ja seda ikkagi ma kuulen tihti, et neil on raske uskuda, nagu, et ma olen päriselt selline ja siis ma näen osade puhul neist süükest nagu üsna pikka minu mingisugust testimist, nagu et äkki see on mingi mask nagu ja siis see on vahel tüütu, sest ma nagu eriti just lähisuhte teemas, mitte lähisuhte, vaid nagu naisterahvaga suhtes. Ma nagu tahaks üsna kiiresti jõuda tema nagu suhteliselt selle päris olemuseni, et ta mind ka näeks, sest seal on kõige nagu ilusam kohtuda. Ja siis ma näen seda üllatumist, et oota, sa päriselt oledki ja neil on nagu raske vastu võtta seda, et oota, päriselt oledki nagu. Nii et ma ei oska selle vastata, ma mingit rolli ei tea, et ma teadlikult mängin, aga vaata, ma ei saa öelda, sest ma ei tea, kas ma mängin. Aga mul, ma ise ei tea, et mul oleks. Aga võib-olla on. Ma loodan, et ei ole. Sa tõid selle suhte siia sisse, et ja süüdsid, sa tahad olla vaba mingit aega veel. Kas sa tundsid, et suhtes ei olnud vaba? Kas see suhe oli sinu jaoks ikkagi tugev kasvamine siis ja transformatsioon, et praegult sa siis nagu tunned, et sa oled... Ma mõtlen nagu, et ma ei taha olla suhtes või et ma tahan olla vaba, on just see, et ma ei taha kellegiga eksklusiivsust. Okay. See on mulle oluline, et ma saaks nagu katsetada, mitte katsetada vale sõna, tutvuda erinevate nagu, sest ma tunnen, et nagu iga inimene, kellega sa tutvud, mees või naine, aga oletame selles kontekstis, kuna sel tasandil tõmbavad naised, et see iga inimene, kellega ma kohtun, see on tegelikult kohtumine mul ise endaga, et ja nii heas kui halvas. Ja sellel on, see on väga nauditav ja ma praegu vajan seda, ma nagu ei taha elus veel sükest argielu tasandit tuua juurde, et ma elaks seda argielu praegu ise üksi ja hea meelega nagu teistega avastaks koos pigem nagu sükseid nagu mingid teistsuguseid intensiivsuseid, mida nagu suhted võimaldavad suhte alguses või nagu sükes nagu kogemuse alguses. Ja seda võiks nimetada, ma kujutan ette, seda võiks nimetada pealiskaudseks, aga ma arvan, elus ei pea kogu aeg olemagi nagu oma elukaaslasega teraapia kabinetis ja mingisugused lapsepõlve haavu tervendama, et kuna ma sain seda pikalt tehtud ja siis natuke tahaks lihtsalt kergust. Kas sa oled oma suhtes kogenud ka niisugust tugevat ühendust ja armastust? Mõtle, kuna ma ei ole praegu suhtes. Ja varasemalt just ma pean silmas, et sa saadki nagu selle koha kokku, et seal ei ole neid valusid ja ütleme seda teraapiat, mida siis me üksteisel aktiveerime, eks. Aga nagu see koht, et oledki nagu päriselt nagu ühenduses ja ütled, et jaa, ma näen sind ja ma tunnen sind. Ma arvan, et nagu ikkagi see on ka põhjus, miks ma näiteks kas oma
siis Kalli eks-abikaasaga või siis varasemate pikaaegsemate suhetega. Ikkagi need olid pikad just sellepärast, et seal oli see aspekt kogu aeg olemas. Aga jah, mingites muudes asjades võib-olla tekkis lõpuks nagu igas suhtes tekib mingisuguse erinev, kus ma olen ju välja tundnud, et see on huvitav, et need ei ole kunagi üks sama muster olnud, et erinevate kaaslastega on olnud erinevad kohad, mis on too hetk nagu sealt ei ole nagu läbi elam nagu tulnud. Ja see ei ole, mul oli nagu huvitav nagu Raivo nagu viimases, kui ma nüüd viimase suhte lõpetasin, et siis mu peas oli nagu uskumus, et suhe on edukas siis, kui suhe on pikk, igavene. Ja ma ei teadnud seda, et see on nagu uskumus isegi, see tundus mulle, see on ju tõde. Ja siis mu terapeut peegeldas mulle, et aga see on ju uskumus, et suhte edu, mis see tähendab, et kui keegi on väga lühikest aega kellegagi, aga üli suur armastus oli, et see oli siis ebaedukas, mis iganes põhjusel, võib-olla nad olid välismaal, üks sai surma, nii edasi, kas oli siis ebaedukas suhe, ja siis ma sain mahu, et suhte pikkus ei ole tähtis esiteks. Ja mingi muu mõte oli mul selle pikkusega. Ei, ma praegu ei saa, mul läks meelest ära, võib-olla tuleb pärast meelde. See on hästi hea tähelepanek. Ma olen ise samas kuidagi kohas olnud, et miks peaks suhted üldse pikad olema? Kus see tuleb üldse? Et kui me ise loome selle mängu üldse siin elus, eks, kui äge ongi nagu erinevate inimestega kohtuda ja ma pean tunnistama, et mul on päris palju suhted elus olnud, aga iga inimene on tulnud mul midagi nagu näitama või tooma. Ma ei oleks täna see, eks. Ei saa öelda, et need on väga mugavad alati olnud, eks. Et ma praegult olen ka ju 5. aastas teadlikus suhtes. Siin on tohutult palju sellist ikkagi nagu raputamist olnud ja vahepeal tekib ka tunne, et tahan nüüd oma ette, tahan üksinda minna nüüd ka jälle. Ja siis jälle nagu rahuned maha siis ja usaldad jälle eluks. Sa oled 5 aastat ikka päris pikk aeg. Ma mõtlen, et nagu peale 9 on. Et nüüd sa oma ette tahad olla. See on, ma praegu mitte kuidagi ei saa seda ära anda, sest see läheb suhtes olles meelest ära, see oma ette. Et eriti, kuna ma olen väga inimene, kellel meeldib, ma lapsest saati väga palju olnud, enamasti mänginud üksi ja nii, et mulle üksi endaga tohutult meeldib olla. Vahel isegi nagu sõbrad või inimesed arvavad, et ma peaks käima teiste inimestega rohkem kohtuma, mul lihtsalt on nii põnev ja mul on kogu aeg tunne, et mul on veel ikka jääb puudu endaga olemise ajast. Et see on praegu nii füüsiliselt tuntav, et ma ei saa seda kuidagi nagu ära anda, see on nagu praegu nii tähtis nagu. Ja samas ma tean, et kui tuleb midagi, siis ma ei pane ka sellele nagu ust kinni, et ma ei ole praegu mingi põhimõttega siin nagu vallaline nagu, et võib-olla natukene, aga samas nagu ma mõistan, et nagu ikkagi elus tuleb nagu survata selle lainega ja me oleme siin kohas hästi sarnased, mul tohutult meeldib ka iseendaga olla. Ma isegi kirjutan praegult oma esimest raamatut ja ma veedan aega nagu Prangli saare peal ehk üle poole nädala olen seal üksinda ja lihtsalt vaikuses mere ääres ja lihtsalt tohutult naudid ja käid üksinda jalutamas. Ma teed ühtegi inimest ei näe. Ja nagu tunned, kus sa nagu see kvaliteet aeg iseendaga. Et ma tean, mida sa räägid tegelikult. Ja kui mul seda ei oleks, ma ilmselt kiiluksin kinni. Kui oluline on nagu oskus seda võtta ja miks mul varasemad suhted on mõnes mõttes nagu kinni kiilunud, varasemad suhted, et ma ei ole osanud seda võtta. Ja mingi hirm on olnud, et kui ma võtan seda, siis ma ei ole piisavalt hea partner. Ja ütleme siin nüüd rääkida ka võib-olla diskit tasandist või human designist, siis ma olengi tegelikult see, kes sellises väga tugevast raive energiast tegelikult laengi ennast maha tegelikult just oma ette olemisega ja laen seal, eks. Et kui oluline see nagu vabadus ikkagi valida iseennast, eks. Et ma selles mõttes ma tean, ma näen, kus sa oled. Mind kunagi hästi inspireeris ka see, et sa tõid nähtavaks sellised oma sõltuvuse teemad ja täiega tunnustan selle eest, et sa tulid ka juba 5 aastat tagasi, et rääkisid avalikult oma pornosõltuvusest, et kuhu sa täna selleks oled selle jõudnud? Sa oled seda teemat nagu mitmes podcastis ka rääkinud, ja mul endale on täna üks-ühele kliente, kes on samas kohas, et nad on väga tugevas pornosõltuvuses. Kus sa ise täna oled? Ma mõtlen, kus ma olen sellega. Mul on nagu siuke nagu kogemus, et kui mul on mõne naisterahvaga
hästi ilus füüsiline armastav ühendus, siis mind sinna ei tõmba. Lihtsalt nagu, see on nagu nii tühi võrreldes sellega, mida see ühendus annab, et siis ma pigem nagu keha tõmbab selle inimese keha juurde igal võimalusel. Ja siis samas mul ei ole enam neid hinnanguid, see pornosõltuvus, vaata ma nimetasin seda pornosõltuvuseks too aeg, olemata tegelikkuses teadlik, mis tähendab pornosõltuvus, et mind väga aitas eelmise aasta lõpus, eelmine aasta täpselt samal ajal ma leidsin uue terapeudi endale Ameerikast ja tema oli just nagu seksuaalterapeut, ka selleks õppinud, aga me ei tööta sellel teemal temaga, aga see algu tuli nagu sisse. Ja siis ta nagu palus, et ma hariks ennast nagu teema sõltuvus ja porno nagu ja kui ma siis soovitas mulle mingit podcasti, mis oli täpselt sellest kirjutatud, nagu sellel teemal. Eriti hullult soovitan nagu sükest podcasti nagu Sex and Psychology ja seal on 30-minutised episoodid ja need on nii humoorikad, vaimukad, selged, aga teaduspõhised. Ja siis ma sain aru, et nagu see, et mulle võib meeldida vaadata inimest või inimesi või animeeritud inimesi nautimas nagu seksi või seksuaalsust erinevas vormis, et see ei ole sõltuvus. Et see on lihtsalt üks viise, kuidas mina väljendun siin elus. Et sõltuvus on ikkagi see, et see on reaalne elu kvaliteeti takistav nagu asi, et sul, ma ei tea, sa ei käi tööl enam või sa ei tee trenni enam või sa unustad mingi süüa või sa nagu su elu keerlebki ümber selle, et sa iga hetk tundide viisi oled seal nagu arvutis. Ja mul ei ole sükest asja kunagi olnud ja see on nagu huvitav. Seal oli näiteks huvitav, et ma jäi siuke nüanss meelde sealt, et kõige mitte kõige suurem, aga üks väga suur nagu pornos päriselt, kes on sõltuvuses, on sellistest kristlikest harudest mehed, kellel see ususüsteem seal ei tohi vaadata pornot ja neil on kõige suuremad päris nagu pornosõltuvused, sest neil on iha vaadata ja siis nad suruvad seda iha alla ja siis tekib nii suur pinge ja siis see pinge võtab ära autonoomia valida, kas ma vaatan või ei vaata ja siis pingest nad korra vabanevad läbi siis nagu ejakuleerimise või nagu sinna minemise. Ehk siis mida rohkem inimene seda keelab endale, seda suurema tõenäosusega põhjustab talle probleeme. Et täna minu jaoks on lihtsalt üks kunstivorm, porno on nii lai mõiste, eks ju, et see ongi, et mida keegi sealt vaatab ja see sõna on nagu robustne, porno nagu, see nagu tulevad kohe siuke, ma ei tea, mingi pano. Saksa, schnelle ja ilkome nagu mingi Helga. Ja Helga. Ma isegi ei teaks, ma kunagi siukest porri olen näinud. Aga see oli ka äge. Ma arvan, et kui see oli 90-ndatel või midagi, see oli, ma nagu mõtlen selle väikse poisi peale 10, 11, 12 ja kui ma nüüd olen nagu saanud teiste nagu sõpradega, täiskasvanud tuttavaks, samamoodi tohutult palju sellel ajal masturbeerisid või vaatasid pornot. Ma ühe sõbraga rääkisin, ta ütles, ta oli nagu 12 või 11, ta oli nii kiimas, et sõbraga, ma ei tea, vaatasid mingid maajad kuskilt ja siis onaneerisid ja see oli, et nagu kurat, saaks kas või mingit vanaema panna, et see lihtsalt tuli nagu meelde see tohutu nagu selle aja süke iha ja nagu jumala eest, kui sa siis näed selles vanuses tohutus nagu seksisoovis nagu pilte kellestki seksimas, see on äge. Mul täna see tundub nagu kõik nagu äge, et kokkuvõttes kogu asi ongi tasakaalus ja ma nii hindan inimeste puhul nagu seda fleksibiilsust ja vabadust, et ma olen ise avastanud, et osadel inimestel nagu naisterahvastel näiteks ainult terve elu nii, et polegi, peaaegu ma pole kunagi nagu vaadanud pornot ja nagu fine nagu ja aga samas neil on nagu uudishimu näiteks siis avastada igast nagu asju, mida seksuaalsus nagu võimaldab. Ja mina näen, et nagu minu silmis, aga veel kord see, ma ei tea, nii proovin olla mitte hinnanguline, aga see nagu võib-olla nagu minu vajaduste jaoks ja sellest puudu, kui inimesel on nagu väga kitsas nägemus, mis see seks peaks siis olema. Et seks on ainult üks või teine ala, ongi seks on mingi nagu oletame ainult pano või seks on ainult mingisugune hingame koos. Minu meelest võiks olla nagu, miks ta ei võiks olla nii nagu iga muu asi elus, nagu et me ei käi ainult talvel metsas ja suvel oleme siis nagu toas, vaid me käime ka suvel metsas ja teeme igast asju, et nagu erinevatel aastaaegadel erinevad tegevused, et jah, ma sellest pingest olen enda sees nagu täiesti nagu lahti saanud. Ja ma mäletan just ka samamoodi, kui ma keelasin seda endale, panin kõik need pornoblokkerid peale ja
sõbral oli parool, et ma saaks üldse kuskile nagu minna, kui ma midagi tahaks, on ju, ja siis pidi seda nagu küsima ja no see oli imelik, on ju. Aga siis, kui vahepeal need nagu mingi, ja siis oledki, sa ei tohi vaadata seda, ise oled keelanud endale ära ja siis samas ikka mingi osa klõbistab selle aadressi sinna, äkki see blokker on kuidagi maha läinud, sest mõnel korral läks ja siis see täpselt niimoodi juhtuski. Mäletan, kui see oli mulle keelatud ja siis võib-olla aasta jooksul 2-3 korral äkki arvuti tegi mingi selle softi update'i ja see pornoblokkeri tarkvara ei teinud seda update'i nagu paralleelselt ja siis korra oli see aken lahti. Ja siis ma kadusingi sinna tundideks ära. Sa oled nagu midagi nagu surunud endale nagu nii alla ja siis tekib see tohutu häbi sinna nagu juurde. Nagu rets häbi, nagu süü, nagu kuidas see süü võtab siis alla enesekindlust mujal maailmas nagu toimetada. Ja siis samas nagu, kui mul ei ole see mingisugune keelatud, siis nagu mingi hetk nagu, no ma praegu korra vajan seda tehtud, mõtted on sellest puhtad, nagu ennem see oli isegi niimoodi, et kui see ei keelatud ja ma seda kas ei natuke nägin, see jäi mulle nagu pähe, see käis mul kõik need pildid olid nagu taustal nagu kinnisidee, tahaks veel. Mäletan, kuidas mul nagu hakkasid fantaasiad muutuma süükseks hästi nagu ekstreemseks. Eks see on ikkagi nagu, kui see seksuaalenergiat keerad alla surud, siis minu puhul see küll tervislik ei olnud. Ma näen, kuidas nüüd, kui see on huvitav minu, noh, kuna see ma räägin pikalt, aga kui sa küsisid, et nagu lihtsalt selle aasta avastused, kui ma olen lubanud ennast oma partneritega sellesse, kes mina siis olen, oma kasvatuse ja taustaga sellest 10-aastasest saati nagu šnelle, on ju. Kui ma olen sinna nagu ennast lubanud sellesse energiasse ja selle häbi sealt tagant ära võetnud, sest see mulle meeldib. Ja ma tahan korra panna selle ka pausile, see mulle meeldib, et okei, ma räägin tegelikult selle lõpu, mul läheb pärast meelest ära. Et ma olen avastanud, et ma olen hakanud saama mingi nagu ülivõimsaid multiorgasme või mingi tantristlikke nagu kogemusi šnelle kaudu. Ehk piltlikult ma ei ole hakanud mingi, tule istume nüüd mingi jumm või asendisse ja siis nüüd hingame kõigepealt läbi 7 tšakra ja mitte, et see on halb, see on äge, aga lihtsalt ma avastan, seda polegi vaja, et see on 2 inimese vahel olev nagu energeetiline ühendus ja see mängib iga kord kõikide inimestega nagu nii erinevat nagu viisi. Aga võib-olla see ongi see tantra, et sa nagu lihtsalt reisid nagu erinevatest rännakutest, mida nagu need ühendused, mida vabamalt inimesed tunnevad endana, seda rohkem neid nagu rännakuid on võimalik. Ja mis veel tahan siia lõppu öelda, kui sa ütlesid, kuna äkki keegi kuulab, kellel on samamoodi, mul on mingi sõltuvus. Ja mõnel kindlasti on, et seetõttu seda Porn and Psychology, Sex and Psychology podcasti tasub kuulata ja kirjutada sinna searchi need episoodid, mis on pornoga nagu või porno või mingi sükse asjaga nagu seotud. Aga näiteks hästi huvitav oli süke nagu ma eelmine aasta lugesin mingisugust raamatut Tell me what you like, mis on nagu seksuaalfantaasiatest. Ja seal on nagu, see on siis maailma suurimast uuringust üle 4000 inimese ja uurid, millest naised mõtlevad, mis on nende fantaasiad. Ja mis on meeste fantaasiad, kus nad nagu kattuvad ja nii edasi. Ja mu mõte läheb nüüd igal poole, kusjuures on nii huvitav, kui ma nagu ka naistega räägin pornost, nüüd järjest julgemalt. Siis, kuna neil on tihti, see on nii naljakas, neil on nii paljudel algul rets teema sellega, aga reaalselt ongi nagu teema, et see seks on väga püha ja nii edasi. Ja siis mul on nagu mõneti mingi hetk sai nii siiber sellest, kredi seks on püha nagu, et nagu what the fuck, nagu mis mõttes nagu, et muidugi on püha, aga miks selle peab kuidagi, et mul on nagu hirm, et seda nagu jälle keegi tahab mind kuhugi suruda nagu mingisse väga kitsasse raami. Ja siis, kui ma nagu räägin inimesele ära kogu oma loo pornoga ja mida see on mulle andnud ja õpetanud ja milliseid nagu kogemusi ma olen tänu sellele saanud, see on nii huvitav, kuidas pole olnud ühtegi naisterahvast, kui nad nagu sellest pingest läbi tulevad, et ma tõesti kirjeldan üliavatult kõike, mis mulle seal on meeldib, mul on ülipalju häbi jagada, mis mind erutab näiteks, aga kui ma sinna sisse lubanud ennast, mis mind erutab, siis absoluutselt kõikidel neist on sellised kinki fantaasiad seal all, mingisugused nagu asjad, mida nad isegi sõbrannadega pole julgenud rääkida, aga mida tegelikult on pornost vaadanud. Asju, mida isegi, ma peaks ütlema, mulle tundub seal liiga nagu robustne. Ja siis need naised, kes on see seks on väga püha, vaatavad ülirobustseid asju sealt ja siis neil on tohutu süü, et nad vaatavad neid robustseid asju, aga kui ma siis loen seda Tell me what you like nagu seksuaalfantaasiat raamatust, siis minu jaoks on kõik normaalne. Ja nüüd, kui ma näen, et naistel ongi üsna robustsed fantaasiad tihti, lihtsalt mingi ühiskondlik emalt või kellelt tulnud mingisugune, sa oled lits, kui sa nagu, ma ei tea,
tahad mingeid asju nagu või nagu, et naine on õige ainult siis, et see on nii palju probleeme toonud, aga see lõppu nagu siia see mõte siis oli see, et mingi katse oli sealt Tell Me What You Like raamatus, et hiirtega, et hiirtele ei meeldi nagu mingi lõhn on ju. Ja noh, nad üldse lõhnadele hästi tundlikud ja siis on mingi nagu niisugune nagu ala nagu ongi niisugune hais, millega ma ei tea, kas majadest või kuskilt hiiri eemale tõrjutakse, et ta igal juhul selle haisu peale ei tule. Aga siis on nagu noored hiired, kes on nagu jooksuajas, pandakse ühte puuri isane ja emane ja siis see emas, nad pole kunagi nagu paarittunud. Ja nüüd selle emasele hiirele pandakse karvade peale seda hiire jaoks kõige rõvedamat haisu. Aga kuna hormoon on nii tugevalt üleval, saad seal puuris, siis nagu see bioloogia võidab ja siis Schnelle juhtub selle nii-öelda haisva emase hiirega. Ja mis siis edasi juhtub on see, et nüüd see noor hiir, see noore hiire aju seostab oma esimese kõige põhimsema naudingu kogemuse neuroühenduste tasandil haisuga. Ja siis see sama hiire isane ei saa enam hiljem, kui ta panna teise puuri, kus on mitte haisvad emased, ta ei lähe nendega enam seksima ja ta saab seksida ainult haisvate emastega. Ja see on minu meelest super nagu näide sellest, et me ei pea nagu olema kuidagi nii karmid enda seksuaalsuse osas ja just nagu aktsepteerima seda, sest nagu meil kõigil on oma nii-öelda haisev emane nagu jutumärkides, ehk see mingisugune asi, mis oli meie esimene või üks esimesi nagu väga intensiivseid seksuaalseid naudingut pakkuvaid kogemusi. Ja sellele on rajanud meie seksuaalsus. Ja see siis ongi püha, sest nii läks, meil ei olnud valikut selle osas. Nii nagu hiirel ei olnud valikut, et mingi teadlane peab seda haiseda nagu teise hiire peale. Ja samamoodi enamikel inimestel ei ole valikut. Üks mu sõbranna rääkis mulle Tais nagu loo sellest, kuidas tal keegi nagu tuttav käis kuskil teraapias, ka üks naisterahvas ja see naisterahvas nagu nägi pidevalt, kui ta vaatas pornot, siis ta vaatas pornost vana inimeste seksi. Ja see nagu ta ise ka nagu mõtles, et huvitav, miks mind tõmbab käima vana inimeste nagu seks, mingi grandfather, grandmother teema, ise on niisugune 20-ndates inimene. Ja siis ta ütles, käis kuskil teraapias ja siis teraapiaseansi ajal tuli üles mingisugune mälestus lapsepõlvest, kus vanaisa teda kuidagi, mitte ütleme siis eakohaselt õigesti katsus, aga see on seesama haisva hiire hetk, et see oli vale, aga samas see oli erutav ja see oli nagu tugeva nauding seostus mingisuguse, ütleme, normist kõrvale kaldega, aga see mõjutab seda inimest kogu eluks, eks ju. Ja nüüd, kas ta on siis vale, kui ta siis saab sealt oma erutust, ma ei tahaks nii öelda, et keegi on vale, see on su elu läks nii. Kas see nagu on sul kuidagi takistus, siis sa saad nagu tegeleda, kui sa sind kuidagi ei takista, lõpetaks selle enese nüpeldamise. Ma olen lihtsalt ennast nii kuradi palju nüpeldan ja lasknud teistel inimestel ennast ka kritiseerida ja võtnud seda kõike vastu, seda nüpeldamist ja mul nagu lihtsalt see karmus on nii palju enda laiget teinud ja see on nagu küll risti vastand sellele, mille ma ise väärtustan nagu armastust ja enese vastu headust ja enda ümber olevatel inimestel nagu kui võimalik armastuse väljanäitamist ja nii edasi. Väga hea vastus, et mul endal tuli mingi hetk kuidagi selline taipamine, et kui ma luban endale nautida, siis see ongi okei. Ja kui tekib sinna taha see mingi mida sa teed umbes ja süüdistad ennast ja kõigest tegelikult, on see siis kohvi joomine või armatsemine või ükskõik mis, eks. Ma kindlasti nii mõnigi mees tahaks küsida su käest praegult seda, et aga mul ongi see Helga nagu, aga naine ei tule kaasa. Mis ma siis teen? Et ongi tohutu nagu soov elada välja oma seksuaalrahuldust. Sa tõid jumala hea pointiga, et kuidas, ei tea, kuidas Eckhart Tolle nagu võiks nagu seksida, nagu, eks. Et me ei tea, eks. Ta võib-olla samamoodi läheb loomaks kätte, me ei tea seda, eks. Kes sa ütleb, et vastupidi on, eks? Sa mõtled seal, et kui keegi tead, siis see oli õnnelik mina. Õnnelik mina, sa rääkisid, et me ei tea ju, kuidas kuidas nemad seksivad, sa isegi tõid näite, et võib-olla nad lähevadki. Neid ei olnudki võib-olla, vaid Stanford avastas, et paljud, kui nad peale valgustumist, nad ei hakka ilmtingimata tegelema tantristlike praktikatega, et neist paljud lähevadki kuskile stiilis mingi Berliini nagu dark room, mingi klubidesse, kus toimuvad igasugused keldris olevad sündmused, on ju, sest kaob ära see kontseptsioon õigest seksuaalsusest ja jääb see loomupärane loomalik, mis kellel iganes on see tema. Sotsiaalsed piirangud tõmmatakse maha. Just. Ja siis on see, sa oled siis, kes oled, eks? Kes oled. Ja see, kes sa oled, on minu meelest nagu pidevalt muutuv nagu nähtus. Kui sa küsid, mida ma soovitaks sellisele inimesele, minu jaoks oli nagu ülioluline avastada selline asi, ma ei tea, kas sa oled
kursis, kui ei ole, siis ma räägin ja võib-olla räägiks igal juhul see no vaata, meil on muidu need suhte armastuse keeled, aga on ka seksuaalkeeled. Tead sa neist 5 sellest? Sexual blueprint. See oli nii põnev. Mul on nii kahju, et see tuli minuni nagu nii hilja alles eelmine suvi see info. Üks naisterahvas, ma ei tea, mäletad tema nime, kui kirjutada jälle YouTube'is Sexual Blueprint, siis seal on see info olemas. See on nii põnev. Ta rääkis nagu üldistatuselt, mina teen praegu short selle, et jõuda sinu küsimuseni. Et meil on nagu 5 seksuaalkeelt. Need ei ole tähtsuse järjekorras, ma lihtsalt hakkan kuskil pihta. Üks on siis energeetiline. Energeetiline seksuaalkeel näiteks on inimesed, kes võikski väga, kelle jaoks näiteks seks on spirituaalne, nagu reaalselt ongi nagu ennekõike nagu vaimse praktika komponent, võib-olla väga palju läbi silmade või nagu reaalselt ongi energiavahetus teineteisega, see on väga naudingut pakkuv nende jaoks. Mis iganes tantraharjutus on, kõik see energiapuudutus, nii edasi, energia sirkuleerimine ja nii edasi. Siis on teine seksuaaltüüp on sensuaalne. Sensuaalse jaoks on hästi oluline loomulikult nagu ennekõike taandub kõik sellisele hästi suure tunnetusega puudutusele, et sa oled nii kohal selles puudutuses ja see puudutus on tihti aeglane. Ja see on ääretult naudingut pakkuv nende jaoks. Kolmas siis see blueprint on sexual. Sexual on siis see, et see on nagu kõige nagu võtame see schnelle tüüp, kelle jaoks on mis see schnelle tähendab kiiremini või? Kiirem. See schnelle tüüp, et tema jaoks talle meeldib, et ongi kõik genitaalid, tissid, nagu tuss, nagu peenis, nagu sperma, mis iganes asjad on, kõik käivad inimese kõige nagu elementaarsema ja loomalikuma seksuaalsusega kokku. See on tema jaoks väga nagu põnev. Ma mäletan see naine, kes seda asja, seda nagu teooriat siis on arendanud, rääkis nii kihvtit see näited, ütles tema oli oma, aga need tüübid saavad muutuda ajas. Aga ta oli algselt sexual, seesama nagu, ja ta mees oli sensual. Ja siis nad sõitsid autoga ja tal tuli see naisterahval, ta oli kõrval mingil tuli nagu, läks, suur kiim tuli peale ja siis võttis oma kaaslaselt nagu sõidu aja riistast kinni. Ja selle peale nagu kaaslane läks täiesti pingesse. Mida sa teed nagu, et võtta käsi ära, et ma nagu, et see on minu isiklik piir ja nagu see saa mind lihtsalt lampi nagu tulla katsuma. Ja vaat see on see, kuidas keel saab olla nii erinev ja mul on lihtsalt endal olnud analoogne kogemus, kus ma tulen nagu alla kööki, mu kaaslane on seal stringidega, peseb nagu kraanikausis midagi, ta on imekaunis tagumik, vaat mina olen seksuaaltüüp oma vähemalt selle testi järgi. Ma lähen selle tagumik, ma lähen võtan sealt ümber kinni, tõmban seal vastu ennast. See on nii kõige loomulikum asi, mida teha. Sest mul oli varem olnud partnerid, kes just midagi sellist naudivad. Ja siis see partner nagu samamoodi, mida sa teed, sa pole üldse tundlikkust, mida sa teed nagu lampis, mul ei ole üldse selles tujus ja meeleolus. Ja ma mäletan, ma nii ehmatasin ära, et nagu, kas ma siis tõesti olen nii tundetu. Aga mul on nii hea meel, et just see naine rääkis sama näite, et meil on nii erinevad keeled, et ühe jaoks on mega erutav, aga sensual, kes tahab üliaeglaselt, on see liiga kiire. Siis on 4. tüüp on sadomaso ja seal on siis, see tegelikult mingi teine nimi, aga seal Tom või mingi süke asi, et seal oli 2 tasandit sadomaso. Üks oli see, et mulle meeldivad mingid mänguasjad. Ongi mingid rihmad ja mingid ketid ja asjad, see on nagu ja siis on ka süke, kus mänguasju ei ole vaja, on lihtsalt puht domineerimine, et mulle meeldib, et sa domineerid mind, ma olen rämedalt domineeritud või mulle meeldib nagu sind domineerida. Ehk need energeetikad. Ja siis 5. tüpaaž on siis kõik need segamini. Kõik need, see on hästi fluiidne, nagu kõik sobivad, vastavad partneri ja nii edasi. Ja meil on nad kõik tegelikkuses olemas, on mingis järjekorras, eks ju. Ja mina olen nagu enda puhul avastanud, et see ongi nagu mingi mäng, et sõltuvalt milline mu partner on, kui see partner on hästi ehedalt selles, siis läbi, ma ei julge seda väita, aga vähemalt mul seni on tunne, võib-olla ma lihtsalt ise nii nagu, ma ei tea, kogenematu, aga et kui naine on hästi nagu tugevalt võtnud oma selle seksuaalse tüübi vastu, siis, ja ma arvan, see toimib ka vastupidi, aga minu kogemus lihtsalt, et mida vaba mu partner seal on, seda laiem on minu amploa. Et ma näiteks kunagi ei oleks uskunud, et ma elus ei ole julgenud näiteks, kui ma pornot vaatan, ma ei ole elus julgenud vaadata midagi, mis on vägivaldne. Minu peas see on olnud nagu täiesti nagu laps pornot, see on asi, sinna sa ei lähe, see on fucking nagu wrong. See on lihtsalt nagu, see on nagu, ma isegi ei ole julgenud sinna minna. Samas on nii huvitav, et just kui ma olen paljud nagu naiste, kes on avanud mulle oma seksuaalsust, nagu mida nemad on pornost vaadanud, siis ma nagu üle ühe on naised vaatavad väga palju, väga vägivaldset pornot. Vägistamist, isegi nagu mingisugune nagu
kirjeldavad, et nad vaatavad mingit pornot, mida ei olegi tavaliste Pornhub tüüpi saitidel leiavad kuskilt torrentitest, kuskilt Vene vanglas mingis, kuidas mehed vägistavad teineteist nagu, et see tõmbab neid, nad ütlevad, nad ei tahaks seda päriselus, aga mingi sügaval tasandil tõmbab nii ürgselt käima. Ehk kui mu nagu tunnetus siin ongi nagu see, et siis kui mina nüüd täna läheks uude päriselt kaaluks pikaajalist suhet kellegagi, siis esiteks ma olen nüüd aru saanud, et siin peab olema ülitugev match, et see number nagu see peamine seksuaaltüüp, see võiks sobituda nagu suhteliselt lähedalt. Aga ma hakkasin rääkima ka korra sellest, et see naine ja naise poolt toodav nagu seksuaalsus mõjutab mind, et ma ise ei vaadanud vägivaldselt, aga ma sattusin ühe naisterahvaga kokku, kellel meeldis siuke nagu näiteks nagu nii porno kui ka seks. Ja mu jaoks oli nii huvitav nagu kogeda seda, et kui naine nagu reaalselt nagu nautiski, et talle haiget tehtakse. Miski, mida ma isegi julgenud algul teha. Mõtlesin, et mõtle, kui nagu ma ei tea, nagu pärast saab mingi vägistamise süüdistuse, läheb töö, ütleb laigulise näoga ja Alarojast vägistas ära. Ma olin rets hirm selle üle. Aga ma lõpuks nagu teda hakkasin usaldama, et tegelikult on hea inimene, aga teda lihtsalt tõmbab rämedalt käima nagu füüsilise haiget saamine teatud piirini. See oli nii põnev näha, et vau, et kuidas inimese teadvus muutus, jälgida teist inimest, et tema nauding on valus. Sest valu, kui ma lugesin seda raamatut, mis oli seksuaalsetest fantaasiatest, siis seal nagu põhjendus sellele, miks paljudel inimestel valu meeldib, sest valu toob sind alati hetke ju. Ja seega, kui hetkes on seksuaalne nauding ja valu koos, sa oled väga teadlikult naudingus. Ja seda oli nii kihvt kogeda, et kui ma siis lubasin sellele teisele partnerile seda, mida tema tahtis, natuke valu, siis kuidas tema avanes sellisesse, ma ei tea, mingisse ruumi, ja kuidas see avas mind mingisse kohta, kus ma polnud enda sees kunagi käinud, sest ma elus ise ei oleks julgenud sinna isegi küsida, kas võib minna. Et seega ma näen, et kui inimesed on ehedalt oma seksuaalsuses ja kui see nagu printsipiaalselt vastuollu ei lähe, kui me nagu teeme koostööd seal, siis me saame üksteisele nii kihvte kogemusi anda. Ja lihtsalt nagu see seksuaal blueprinti teema ongi, et kui siis see nagu naine kunagi ei ole tahtnud, kui ta nagu võib-olla algselt tahtis ja nüüd ei taha, siis on minu meelest oluline küsida, et kas see naine nagu naised, kas sa teesklesid minu jaoks? Ma sain ühelt partnerit seda teada, et mingi eluperiood ta teeskles minu jaoks asju kaasa, mis mulle meeldisid, et mulle meeldida. Ja seetõttu, ja seda oli nii kurb siis kuulda, et minu jaoks need nagu ülikiftid seksuaalmälestused, mis meil olid tema jaoks jumala mõõtetud korrad. See tegi mulle nii palju haiget, sest mina arvasin, ma jagasin midagi ilusat ja tema ütles, ma lihtsalt sinu pärast tegin. See ei ole hea tunne, kui mu partner teeb ainult minu pärast ja ta tegelikult ei naudi neid asju. Seega ongi küsimus, kas suhte algul oli seal nagu seda, eks ju, nagu šnelle, kui see mees tahab ja naine ei taha. Või olnud siis ka üldse on ju, et kui see nagu tüübid on nii erinevad, siis mina kindlasti täna ei oleks kellegiga enam koos, kellele nagu ei meeldi sama seksuaalsus, mis mulle ja kelle seksuaalsus ei meeldi ka mulle, sest ma nagu aru saan nüüd oma kogemusest, et seks on nii oluline, minu jaoks nii, ma tean, et siin kindlasti on kuulajad, kelle jaoks ei ole, aga minu jaoks on nii oluline asi, et ma ei saa siin küll teha kompromissi, et see tapab ära, see on selle mehe jaoks on ju osa tema eneseväljendusest ja loovusest. Ja kui sa ei saa ennast väljendada, siis see piirab tema eneseväljendusvõimekust, ma kujutan ette ka muudes elusektorit. Mis sa arvad? Ma täiesti nõustuga, et ma olen täiesti resoneerun ja seksuaalenergia on ju loomeenergia. Läbi selle me ju loome elu. Mees ja naine loovad elu. Kui me ju selle alla surume, siis elu ei sünni. Ja ka siis puhas teadvus või jumal, kuidas me nimetame ju, ta on loonud selle energia ju selleks, et me saaksime tegelikult ju nautida kehas olemist ja see on tohutu väärtus tegelikult. Aga midagi on veel olulist siin. Ma arvan, et nagu ma ei taha ka, et keegi siit mööda nüüd kiirustaks oma kaasast nagu maha jätma sellepärast, et ma ei tea, ma tahan ühtemoodi, ma tahan pano ja naine tahab ainult mingi tõrnust. Et ikkagi ma arvan, et see koht on ka vaja nagu ära nagu saada, et kas tegelikult turvalisus on nagu olemas, et võib-olla mu kaaslane on läinud lukku, sest meil on nagu lahendamata nii palju mingeid muid asju, et ta lihtsalt ei avane enam sellisest nagu, ütleme, see šnelle on vaata, nagu see, kui me jätame lihtsalt, kui me ei proovi mingit pornofilmi järgi teha, vaid kui see on nagu ehtne nagu juhtub, siis see on nagu minu jaoks hästi, minu jaoks on mänguline. Aga mängulisuse eelus, vaata, kui me vaatame loomariiki, kui väiksed kutsikad või näe, nad hakkavad mängima, kutsikad ei mängi ju kogu aeg. Eriti nad ei mängi, kui nad kardavad.
et niisugune lause on, et animals who feel safe play ehk siis mäng võrdub turvatunne. Et nii kui tekib turvalisus, siis ka lapsed, vaata kui algul näiteks, see on kihvti näha, näiteks mu on väike laps saab 2, et kuna ta võõrastab mind veel, kui ma lähen külla, ta algu kardab. Seal ei ole mingit mängu, kui ta kardab, ta on nagu täitsa lukus. Aga kui see turvatunne taastub, siis tekib julgus ja siis hakkab tulema mäng. Ja ma arvan, et samamoodi on nagu seksuaalsusega. Et vahel nagu, ma mõtlen nagu mehena, et oletame, kui see mees on ka nagu harjunud palju nagu ennast rahuldama, näiteks pinget maandama läbi porno, siis võib olla nagu see, et ma näen, et ma ei saa veel kord jälle üldistada, aga nagu nii palju, kui mu elukogemust on, et ma näen, et minus on olemas ja osades naistes ka see koht, et ootame, et me oleme partnerid ja meil on mingi emotsionaalselt pekkis, aga nagu fuck'id nagu keha saame ikka kasutada. Et siis nagu see, et mehel vahel on raske, ma jälle räägin omast kogemusest, nagu õrnust pakkuda, sellepärast, et õrnus nõuab nii suurt kohalolu ja silma vaatamist ja tundlikkust, aga kui ma olen su peale nii pahane või pettunud, siis ma ei saa sulle seda lähedust näiteks pakkuda, sest ma nii kuradi fucking vihane millegi peale. Aga ma panna sind saaks, sest ma saan nagu olla sinust nagu kasutada natuke su keha ära. Nagu ühendada, minu aju suudab nagu ühendada inimese lahti ja võtta lihtsalt selle tisside nagu selle välimuse, sest mulle meeldib selle naise välimus, eks ju. Aga ma kujutan ette, et on nagu inimesi, kes, no ja on ka osad naised, kes saavad nii ja ma olen olnud suhtes ja see vahel nagu lahendab mingi, loob piisavalt armastuse kemikaale, et pärast seda siis need muud probleemid ka ära lahendada. Aga on osasi inimesi, kes on lihtsalt oluliselt tundlikumad ja nende keha lihtsalt läheb lukku, kui nad ei tunne selle mehega nagu seda hingelist lähedust näiteks. Ja siis see mäng ei tule sealt, kuigi see võib olla isegi nagu selle inimese nagu üks väga kõrgel olevaid seksuaalseid keeli. Jah. Kas siin võib ka see olla, et meest ei julge nagu väljendada väga tegelikult, mida me tegelikult, nagu sa ütlesid ka vaata, et ausalt väljendada, et mida ma tegelikult siis tahan või vajan, eks, et no see tabu kuidagi, et mul on häbi rääkida nendest asjadest, et noh. Sa ei mõtle nüüd selle näite puhul, kus see mees naine või üldse? No üldse ka, et mees, ütleme, kui mees nagu tunnebki, et ta vajadused ei ole näiteks rahuldatud, lihtsalt mees ei julge rääkida. Naine mõtleb, et kuule, sa oled nagu täiesti soe peast ja ma jätan su maha nüüd. Mingid hirmud näiteks, eks. Ja. No mul oli küll, kui ma mäletan, kui ma läksin ühest pikaaegsest suhtest lahku ja mul olid nagu esimesed partnerid peale seda suhet ja siis mul tekkis mingi räme pettumus naistes. Mul tekkis nagu tunne, et vaata meestest tihti räägitakse nagu seda halvestavalt, mingi 2 minuti nagu mehed, eks ju. Ja siis mul oli niisugune tunne, nagu ma järjest satun kokku 2 minuti naistega. Mulle tundus, et nagu naised on, ma väljendan, ma ei ütle niimoodi, palun, kes praegu kuulavad, et Alar praegu ütleb nii, ma räägin nagu see hetk, mul ei tunne. Ma panen selle emotsiooni siia sisse, nagu ma lihtsalt kurtsin ühele oma sõbrannale, kes mul ongi nagu lihtsalt sõbranna ja üks parimaid sõpru mul. Ütlesin, et minu jaoks on enamik naised üliisekad, nad nagu mõtlevad ainult enda naudingule ja nagu ma tunnen, ma võimlesin seal nagu täiega seal voodis, aga mitte sittagi nagu vastu ei saanud. Ja nii oli järjest, et nagu ma ei tunne, et nagu kõik on mingid nagu lihtsalt meritähed nagu. et nagu what the fuck nagu. Ja siis nagu ma tekkis nagu ahastus, sest neid numbreid kas kasvama ja ma ei saanud aru, kuidas see seks nii halb on, et reaalselt, et nagu see porno on nagu oluliselt parem, sest mina vaatan nagu, kui ma olen midagi sealt vaadanud, siis need naisterahvad, keda ma olen jälginud, need on ülimängulised. Ja siis ma nagu otsisin seda ka teist mängijat, aga nagu ei leidnud seda. Ja siis, aga üks, et ma hakkasin nagu kahtlema endas, et okei, aga äkki Alar, et vaata, sa nüüd tahad, sulle meeldivad mingid asjad, kas sa oled mõnele neist nagu rääkinud? Ja siis ma pidin ausalt, see oli nagu endale otsa vaatama, ma ei olnud mitte kellegile julgenud mitte midagi rääkida, enne kõike läbi selle, et ma lihtsalt kartsin, et sest ennem seda ma olin olnud ühes suhtes, kus minu kaaslase jaoks oli nagu porno jumala tabu ja siis ma arvasin, et kõikide naiste jaoks on, projitseerisin selle neile peale ja ei väljendanud oma nagu soove. Ja siis ei saanudki. Siis keskendusin nagu teiste rahuldamisele, mälestuse pealt sellest, mis naistele võiks meeldida. Ja tegelikult ei olnud autentne, sest mängisin mingit õpitud mängu ja vastu ka ei saanud midagi. Ja siis nagu ühel hetkel saab see hetk, kus ma pidin nagu hakkama harjutama, kuidas öelda välja
mis mul meeldib, sest tegelikult kui ma olen pikaajalises suhtes, ma alati ütlen välja ja siis tavaliselt sa saad ka seda, aga mul on olnud vaja nagu ehitada, et ma tegelikult on normaalne kutt on ju, et see nagu naine, et ma tean, et ta ei jäta mind maha selle peale, aga kui need on nagu uued tutvused, ma ei ole julgenud seda sinna, ei julgenud mingit sinna sisse tuua. Ja siis õnneks see sõbranna, kes mul on nagu, kes on sõbranna, siis me nagu üks hetk palusin, kuna me saame nii hästi läbi, mõtlesin, kuna ma tahaks, ole mulle lihtsalt, see on nagu naisterahvas. Ma tahan nagu rääkida nagu kõikidest asjadest, mind täiega käima tõmbavad, et mul on lihtsalt nii häbi, aga palun nagu ole minuga on ju. Ja ma rääkisin ja see oli nii hullatav, et siis ma kõik oleme ära rääkinud, ma isegi näitasin talle mingisuguseid pornoklippe, mis on, mõtlesin, ta vaatab, ma olen ikka täielik pervert, et mul niisugused asjad meeldivad. Ja siis ta vaatas seda kõige suurema uudishimu, 0 hinnanguga, tal isegi meeldis see ja siis ta ütles, ei, need on jumala ägedad asjad. Ja see oli minu jaoks esimest korda siuke tunne, et oota päriselt nagu, et see, mis ma olen, võib olla kellegi jaoks täiega erutav ja see midagi muutis ja nüüd ma olen nagu oluliselt, mitte ma ei anna endale mingi hinnet 5 selles, aga oluliselt julgemalt hakanud katsetama seda, oluliselt rutemalt tuua kogu oma seksuaalsust sisse ja see on nii huvitav, et enamikel kordadel see mõjub teistele inimestele mitte eemale lükkavalt, vaid vastupidiselt erutavalt ja avavalt ja see toob nende mängulisusega välja, et see on nagu seesama, et see, mis sa ütlesidki, et ei julge öelda ja ma nagu olen täiega seal olnud, kus ma olen nii palju kartnud, et see, aga see hirm tuleb omakorda sellest minul, et kui ma hakkasin masturbeerima 10-selt ja sõpradega vaatasime Majasi ja nii edasi, siis ma olin 13, 14, 15, siis oli siuke sõnad oli, vaata pubekatel tegid igast nagu hakkad kuradi pihkur on ju ja mingid nagu niisugused väljendid on ju ja siis ise räägid ka kasutad nagu pihkur on ju, aga kas sa julgeks öelda, et ma olengi pihkur nagu, et see nagu nii piinlik oleks, see oleks viimane asi, sest see oleks perses nagu nii narriti. Mul oli hüüdnimi, oli 3 aastat järjest, oli mingite nagu, mul oli päris palju koolikiusamist, aga oli mingi aeg ebard. Üli ebamugav oli nagu kooli tuledes, mitte terve klass, aga mingi seltskond, ebard tuli on ja siuke nagu pidevalt pead mingi kaklema teistega, seepärast, et see kuradi käib nii ja siis, kui sinna ja siis sa saaks selle pihkuriga otsa, siis saaks nagu häving, tüdrukute ees, sa ei julge elust. Mina see aeg 13 elus jaoks tahtnud teada, mini tüdruk teaks, et ma masturbeerin või see oli nii suur häbi, mäletan, et mul oli isegi niimoodi, et siis oli Jim Carrey'l siuke film nagu Truman'i Show ja vaat kogu aeg tema elu oli näha, ma kujutasin iga kord, kui ma siin mingid maajad vaatasin ja masturbeerisin, mõtlesin, et raudselt kogu mu klass praegu ja kogu maailm näeb seda, kuidas ma siin masturbeerin. Eks see nagu häbi oli nii suur, et minul kindlalt nagu jälle nendest neuroühenduste tasanditel selle enese rahudamisega ja naudinguga läks kokku ka häbi, et nagu aju tasandil. Ja seega praegu siis ma tegelengi nii-öelda sellega, mitte tegelen nagu mingi põhikohaga, aga see oleks üks osa päris probleemidest mu elus, nagu millest ma tahaks tõesti vabaks saada, et ma saaks häbi seksuaalsusest välja. Sest ma näen, et see on nii vabastav, kui keegi on ilma häbita, sest kui ütleme, me oleme sinuga partnerid ja sina oled, kui mul on häbi ja kui sinul ei ole häbi, siis see automaatselt loob niisuguse nagu kiirenduse arengus mul, sest turvaline on nagu. Super. Me hakkame nüüd lõpetama, et selline podcast tuli nagu peamiselt seksist, nagu see on küll huvitav. Aga alati oleme küsinud ka lõpus meil ka siin kogu see saate tiim ja vaatajad kõik plaksutavad, aplodeerivad praegult. Et alati oleme küsinud lõpus külaliselt, et kes sinu jaoks kindel mees on, kui me räägime saatest kindel mees ja kes on nagu, kes see sinu jaoks on? Kindel mees. Kuna ma ei olnud valmis selleks küsimuseks, mul tuleb... Siis ta on alati kõige parem vastus. Ja, mul tuleb meelde süke hetk, et olin nüüd aasta alguses Aasias peol. Ja siis seal on... Ma olen natukega... Ma ei mäleta, kas ma olin jahil. Natuke olin. Ja siis on nagu... See on nagu avatud ruumis ja siis seal on üks üsna minu maitsesüsteemis kaunis naine tantsimas otse selle nagu ukse väli, ütleme sissepääsu juures. Ja, aga samas ma olin ka sükses nagu suhteliselt heas kohas, et mul ei olnud nagu mingid nagu desperation, et midagi peab juhtuma, vaid nagu avatult ja siis, kuna ta vaatas mulle otsa ja naeratas, siis mul on praegu siuke nagu reegel endale, et kui nagu keegi, et kui see side tuleb, siis 3 sekundi jooksul pead lähenema nagu, et see, muidu su mõistus mõtleb üle ja siis sa ei lähenegi, et 3 sekundi jooksul. Nii, siin lähenen talle nagu kuule, et kas sa oled siin üksi või ja siis ta näitab enda kõrval nagu, et nagu me ütleme nii kaugust nagu meist, kui mina olen siin, tema on see naine on siin, siis ta näitab nii kaugel kui sina mehe peale. Ma olen temaga.
siis vaatan nagu ja see mees on sihuke tundus, India mees. Mul jäi mulje, vanus võis olla keha järgi vaadates vähemalt 60, aga ma polnud kunagi näinud ühtegi 60-aastast välimuselt nagu nii nagu nooruslike riietega ja kuidagi nagu hea nagu vibe oli tal. Ja ta nägi, et ma tema naise juurde läksin. Tal ei tekkinud kordagi mingisugust nagu imelikku, see et nagu ta otsis, mulle tundub, ta tahtis mingi jointi põlema panna. Siis küsis, kuna seal on vaata kõik legaalne, küsis kellegi, ütleme siis, kellegi küsis sealt tuld. Mina siis astusin selle naise juurest ära, sest mida ma jään, kui ta just näitasin tema mees, ma astusin siis siia, nende kahe keskele, sest ma sain siit edasi tantsida. Ja siis see äge, see mees sai selle nagu tule, tõmbas see mahvi ja siis pakkus seda mulle. Nagu kõige, aga mitte niimoodi viisakalt või alandlikult, vaid ta nagu nautis, tantsis, vaatas, okei, tahad. Ja sest ma olin kõige lähemal olev mees ja nagu ei taha, cool, tantsis edasi. Ja see nagu tunne, et ta tundis enda kehas nii kindlalt ennast, et ma mingisugune temast 30 aastat või 20 aastat mees, mitte mingi koha pealt ei tundnud ta ennast ohustatuna, tal ei tekkinud mingisugust nagu mingisugust armukadest või imelikku energiat oma naisega. Vastupidi, mul tundus, ta nautis seda, et ma nagu tema naist märkasin ja seda, et ta on nagu mehena, tajusin seal seda, et tema väärikus ja tema väärtus ei sõltu nagu sellest, mis väljaspool toimub, et ta oligi endaga nagu päriselt rahus nagu, ja see oli minu jaoks kindel mees. Super. Suur tänu sulle, Alar. Äge. Hea meel, et me selle lõpuks ära tegime. Ja teile ka kõigile tänud, kes te seda vaatasite ja kui sa said siin väga palju täna, ma usun, et häid taipamisi, vähemalt mina sain ja ma olen ülimalt tänulik. Alar oma eheduses ja autentsuses võimas, et see on nii inspireeriv, et sa näitad seda teed võimas. Tänud teile kõigile ja sama sõnumile, et kui sa said midagi sind endale kaasa, siis lihtsalt jaga. Oma mehele, oma naisele, meil on huvitav see, et meil on meeste saada, aga väga paljuski on seda saadet vaatavad naised. Et ma usun, et kõigile tuleb siis. Aitäh teile. Aitäh sulle. Aitäh. Our hero claims a warrior's heart. I tell you, the dragon